Marta, sa oled ise ka vegan. Mis tunne on olla vegan arstide kogukonnas? No Eestis seda kogukonda vist väga ei ole, et selles mõttes, et aga vaadates seda, mida Ameerikas ja mujal maailmas veganarstid teevad, siis tegelikult on päris äge tunne. Kas arstina oled sa tundnud ka, et mõnikord on keeruline või sa näed, et tegelikult muutus on juba ukse taga? No ütleme niimoodi, et eks ma olen peljanud seda, et kui nüüd saadakse teada, et ma olen vegan, et ma ei ole nagu... Anna andeks, aga sa televisioonis lapsed saadakse teada ja sa olid veel vegan ajakirja kaane peal. Ütleme, et enne veel, et ütleme, et see veganlusega läheb 3. aasta, et ütleme, et alguses ma väga suure häälega seda öelnud. Ja ka nüüd ma näen, et nagu see, et ma olen vegan, natukene ikkagi on kaasa aidanud sellele, et perearstid ja teised arstid saavad nagu rohkem teada sellest. Mul on tunne, et sinust on saanud selline veganite eestkõneleja arstide seas. Kas see on sulle niisugune mugav koht, kus olla või sinu käest küsitakse hästi palju ja sa oled viimasel ajal tõesti pildis olnud? No ütleme nii, et praegu ma tunnen mugavamalt, kui võib-olla ma oleks tundnud aasta tagasi, et just see, et ma tunnen, et ka seda toetust enda kolleegide poolt, et nad näevad ka, et see on nagu oluline asi, mida teha, et see natuke rohkem aitab mind, et võib-olla sellepärast ka aasta tagasi ma ei olnud nii võib-olla kindel ja eks ma ikka aitasin vegan seltsi, kui nad küsisid, aga ma väga ei tahtnud, et see väga suur ja avalik oleks. Oota, aga millest see alguse sai, et sina otsustasid siis toitumist taimse peale suunata? No ütleme, see on pikk protsess, eks see peamine põhjus, miks ma veganlusega alustasin, olid loomad või selles mõttes, et ühel hetkel nagu tundus, et ei saa enam vabandada ennast välja, et sellega, et ma mõistsin, et loomade söömine ei tundu väga loogiline ja kuna väga pikalt ma ei teinud seda otsust puhtalt enda mugavuse pärast, siis ühel hetkel nagu tuli see hetk, kus ma sain aru, et enda mugavuse taha ei saa enam peituda, et see on nüüd see hetk, kus peab otsuse vastu võtma. Aga arstina tekkis sul dilemma, et mida õpetatakse, mida räägitakse ja nüüd siis sinu sisetunde vahel? Et jah, see dilemma oli ka see põhjus, miks võib-olla see protsess kestis umbes aasta enne kui ma jõudsin otsusele, et oli just see nagu mõte, et umbes me peaks toidust ikkagi kõik kätte saama ja toidulisandite juurde võtmine tundus kuidagi veider ja vastuolus sellele, mida ma õppinud olen. Ja eks ma olin natukene ikkagi alguses sellisel arvamusel, et võib-olla ma ei saa päris kõike kätte ja võib-olla võib minu tervisega midagi juhtuda, aga ütleme, et mida rohkem ma seda uurisin, seda väiksemaks see hirm tegelikult läks. Aina rohkem tuleb pilti selliseid noori, kes arstiteaduskonnas õppides on väga taimetoidumeelsed. Et ilmselt siis nemad nüüd jõuavad siis arstideks saada, see muutus tuleb 10 aasta pärast ilmselt, kui me seda rohkem näeme võib-olla pildis ka patsientide jaoks. Aga sina oled nagu täitsa seal sees, et mis vaade sul on? On neid juba seal rohkem ees või? No ütleme, et nad on kindlasti oluliselt avatumad ja ma arvan, et asi ei ole ainult ka selle loomade õiguse pärast, vaid lihtsalt ka see keskkond ja et nemad saavad seda infot palju rohkem ja nemad, ütleme, et olles rohkem sotsiaalmeedia sees, siis paratamatult nad on rohkem mõju väljas võib-olla kui praegused 40+ arstid, kelle jaoks sotsiaalmeedia ei ole nagu asi, millega nad on üles kasvanud ja mistõttu seda infot jõuab ka nendeni võib-olla natukene vähem, aga ma näen, et vähemalt minu vanuselised või natuke vanemad arstid ikkagi ka näevad seda, on kaasa tulnud, et see ei tähenda seda, et enamik neist taimetoitlasteks hakkavad, aga paljud ikkagi proovivad taimetoitu ja mõistavad, et see taimetoit on oluline nagu tervise jaoks. Räägi sellest, et mis arst sa oled, mis tööd sa teed? Et oma erialalt olen ma perearst, et perearstid on täpselt samasugused eriarstid nagu teised eriarstid, eks me peame saama väljaõppe pärast seda, kui me oleme lihtsalt selle arstiteaduse ära lõpetanud, eks käima residentuuris. Töötan hetkel Kaitseväes ja siis teenindan neid inimesi, kes seal töötavad. Ehk sisuliselt on see sarnane perearstitööle, aga et ei ole nagu nimistut, ei ole... Ainult, et noor kena naine, sa töötad natuke kenad meestega, väga hea. Kuule, aga räägi seda, et mis sa siis arvad, et kui Kaitsevägi läheks üle taimetoidule, kas sa toetaks Kaitseväge noormehi? Arvest seda, mida nad seal teevad ja kui suur see koormus on nende lihaskonnale, siis ma arvan, et taimetoit
oleks kindlasti hea variant, et aitaks neil kiiremini taastuda ja võib-olla oleks isegi neid kroonilisi asju vähem, mille tõttu nad praegult tihti nii-öelda arsti juurde pöörduvad. Nüüd meedias on olnud pildis tükk aega tagasi juba, aga piisavalt jällegi erinevaid juhtumeid siis lastega. Mis sa siis ütled, et mida üks iga taimetoitlane võiks teada, et hästi hakkama saada, mis on need teadmised, mida sa kindlasti tahaksid rõhutada, edasi anda? No selles mõttes, et esiteks oleks oluline teada, et mis see nii-öelda taimetoit endast kujutab, et paljudel on võib-olla arvamus, et kui nad hakkavad taimetoitlaseks, see tähendab nii-öelda taimi ehk siis juurikaid ja puuvilju ja justkui sellega nii-öelda toitumine piirdub, aga tegelikult on seal veel olulisi toidugruppe nagu kaunviljad ja pähklid, seemned, mida peaks regulaarselt sööma ja tegelikult igapäevaselt siis kõiki neid asju korraga ja eks kõige olulisem asi on teada ka selle vitamiin B12 kohta, et selle puudulikkus on võimalik, et see tekib, kuna taimed seda ei sisalda. Oluline on need toidugrupid endale selgeks teha ja ikkagi teada seda, et ainult juurviljadest nagu raske ära elada. Ilmselt ma praegu mõtlen ka, et väga lihtne on süüa makaroni ja ketšupit, eks ju, mis on tavaline taimetoit, aga et jälgida siis seda, et oleks kalorid kaetud ja siis süüa piisavalt palju värvilisi asju juurde. Ja kalorid kaetud, see on ka hästi oluline, sellepärast et ütleme, et kui inimesed on harjunud liha- ja piimatooteid sööma, mis on hästi rasvased või sisaldavad palju rasva ja samal ajal lähevad üle siis kaunviljadele, teraviljadele ja juurviljadele, et siis see rasvaprotsent langeb päris palju ja selle arvelt juba see kalorsus langeb päris palju. Ja et selleks, et ikkagi taimetoidust piisavalt saada, tuleb ikka oluliselt rohkem süüa, mis on ka asi, mida kaloreid või sa ka koguseliselt rohkem süüa, mis tihtipeale inimesed tunnevad alguses võib-olla, et seda liiga palju, aga sellega harjub. Ma ka vaatasin siis arstiteaduskonna õppekava ja mul hakkas silma, et seal on hästi palju haiguste kohta ja inimesed füsioloogia kohta, aga et see toitumise kohta on nagu vähe, et ainult see üks raamat on see Mart Sirnaski 300-leheküljeline raamat, mille igaüks võib tegelikult läbi lugeda ja mis ütleb, et siis muna ja piima ja liha sa pead ikka sööma. Et sina, olles arst ja olles ka vegan, mida sa muudaksid selles õppes? No ütleme, et millest ma ise olen nüüd juba praktiseeriva arstina või tegelikult juba arstiteaduse õppe lõpus ma tundsin, et mida meile väga ei õpetata või millest ma tundsin puudust, on just see ennetuse pool, et kui ma lähen või kui ma igapäevaselt tööd teen, siis ma näen tegelikult ju neid probleeme, mis on tingitud elustiilist ja arstiteaduskonnas või üleüldiselt see kogu maailmas niimoodi, et arstiõppes õpetatakse peamiselt seda, kuidas seda juba ravida ravimitega, mitte seda, kuidas seda ennetada või kui isegi kui probleem on tekkinud, kuidas seda võiks ravida elustiili muutusega. Et sellele pööratakse oluliselt vähem tähelepanu, sellest räägitakse vähem ja kui sellele pööratakse vähem tähelepanu, siis ka nii-öelda meie töös tundub see vähem oluline. Sest ja siis meil puuduvadki need teadmised, kuidas siis inimest motiveerida või kuidas rääkida temaga sellel teemal. Mul on nii hea meel, et meil on olemas sellised arstid nagu Marta, kes ilmselgelt täiesti muudavad revolutsiooniliselt Eesti arstimaastikku. Aitäh sulle, Marta, et sa tulid meiega rääkima. Palun.